Jääajakeskus on siis selline multifunktsionaalne keskus. Meie rõhk on rohkem küll loodusharidusel, aga samas on siin ka selline meelelahutuslik keskus ja väga informatiivne keskus. On võimalik saada informatsiooni laiast teemade ringist, suurest paugust, universumi tekkest kuni siis maailma arengu tuleviku visioonideni välja. Eesmärgiks on ikkagi kindlasti tutvustada just nimelt seda teemade ringi. Ikkagi hariduslik eesmärk on meie jaoks nagu tähtsamal kohal. Jääajakeskuse teeb külastajale huvitavaks kindlasti meie näidisloomade mitmekesisus. Meil on jääajal elanud loomi ja on ka siis läbi Eesti arenguloo elanud loomi, kes siis jääajärgselt Eestimaale kolisid, kes siit edasi liikusid ja kes siis siia seisma on jäänud. Kindlasti teeb laste jaoks jääajakeskus atraktiivseks meie Koopas asuv mängunurgakene, kus on võimalik erinevaid luid, konte otsida, kus on võimalik oma koopamaalinguid teha. Jääajakeskuse teeb võib-olla atraktiivseks ka veel see, et on võimalik meil leida see koht, kus saada teada, mis tulevik võiks tuua. Jääajakeskus asub siis Tartumaal, Tartu vallas ja Äksi alevikus. Siia käivad Tartust ka ühistranspordivahendid, nii et saab ka bussiga tulla. Jääajakeskust saate siis külastada kogu aeg. Et ei pea kartma seda, et te olete varem siin juba käinud, et te teate kõike. Nii nagu teistes keskustes, nii toimuvad ka meil erinevad muutused. Oleme üles seadnud uue rändkivide ekspositsiooni osa. Meil on uuenemas tuleval aastal pinnavormide teket, levikut, arengut tutvustavad ekspositsioonid ja jõudumööda samm-sammult uuendame ka teisi ekspositsioone. Järgmise aasta plaanideks on saada ka paika energeetika ekspositsioon, et sinna saaks võimalikult alternatiivsed energiaallikad ka näidetena üles, mida inimene saab ise füüsiliselt ka kasutada. Aga huvitavad on meil loodusõppeprogrammid väga erinevatel teemadel. Saab tundma õppida jääaega, saab tundma õppida mammutit, saab tundma õppida Eesti maastikku. Ja loomulikult saab siis tundma õppida looduskeskkonna arengut läbi siis 12 aastatuhande, mis jääajärgselt Eestimaal on olnud. Noorematele kooliõpilastele võib-olla on see võrdlus jääaja multifilmiga kõige selline nagu esmasem ja olulisem. Just nimelt hakatakse kohe rääkima nendest nimedest, kes siis seal multifilmis on, või siis küsitakse, et kas meie majas ka siid olemas on. Et väga paljud on kurvad, kui siid ei ole. Aga võib-olla selline olenemata vanusest oleks selline huvitav küsimus see, et kust sai koopalõvi oma nime või kas mammutid ja teised loomad põgenesid jääaja eest, nii nagu jääaja multifilmis, seda kõike saate ka meie juurest teada.